Tere jalgpallisõbrad, on kolmapäev ning ühtlasi ka Euroopa konverentsiliiga finaalpäev, kus lähevad kell 10 vastakuti Fiorentina ning West Ham. Kellele hoiad pöialt selles põnevas vastasseisus sina täna? Jäta julgelt oma ennustus meile kommentaariumisse. Tänaseks episoodi numbriks on meil juba 20 ning kuupäevaks 7. juuni. Aga mis me ikka siin pikalt keerutame, teeme otsa värskemate jalgpalliuudistega lahti. Ajakirjaniku Rudi Galetti sõnul on Crystal Palace'i ründaja Wilfried Zaha jõudnud juba kokkuleppele Saudi Araabia klubiga Al Nassr. Galetti andmetel on lepingult puudu veel ainult ründemängija allkiri. Chelsea poolkaitsja N'Golo Kante on lähedal Saudi Araabia klubiga Al Ittihad liitumisele. Klubi delegatsioon viibis teisipäeva õhtul Londonis, et käia mängijaga läbi umbes 100 miljonit eurot aastas mehele sisse tooma hakkava lepingu tingimused. 32-aastasest poolkaitsjast saab selle kuu lõpus vaba agent ning Saudid on pakkumas talle lepingut aastani 2025. Teisipäeva pärastlõunal võeti Liverpoolis üles video, millelt on näha argentiinlasest MM-i võitjat McAllisteri, kes ilmselt on parasjagu suundumas oma meditsiinilisele ülevaatusele klubiga. Eeldades, et kõik läks hästi, siis ei lähe tõenäoliselt enam kaua, kuniks mees ametlikult Liverpooli mängijaks kuulutatakse. Juventus avaldas täna kodulehel uudislõigu, mille kohaselt on nad teatanud Real Madridile ning Barcelonale, et lahkuvad Superliiga projektist, mis on ühtlasi järjekordne klubi samm eraldada ennast Andrea Agnelli valitsemisajast. Hispaania klubid on nüüdseks ainsad, kes on endiselt pühendunud oma ebaõnnestunud plaanidele korraldada UEFA meistrite liigaga konkureeriv rivaalturniir. Manchester United on lähedal Napoli mängija Kim Min-jae mängiõiguste omandamisele ning on nõus maksma lõunekoreaalase eest 60 miljoni euro suuruse vabastusklausli. Ajakirjanik Daniele Longo teatab, et United on Kimi agentidega pidanud maha juba 2 kohtumist ning lõpuks jõuti kokkuleppele, et mehe aastane palk hakkab klubis olema ligemale 7 miljonit eurot. Usutakse, et United on valmis 60 miljoni eurose klausli tasuma ära vahemikus 1. kuni 15. juuli. Tottenham teatas, et austraalasest Ange Postecoglou on peatreeneri ametisse vannutatud ning leping sõlmiti 4 aasta peale. Eelnevalt Šotimaalt Celticuga tegusid teinud treener, kellest saab kusjuures esimene austraalasest peatreener Premier League'is, liitub Tottenhamiga 1. juulil. Uue uuringu kohaselt on Manchester City ründaja Erling Haaland 245 miljonilise hinnasildiga hetkel maailma kallim mängija. Real Madridis mängiv Vinicius Junior ning Arsenali ääreründaja Bukayo Saka on CIS Football Observatory viimaste aruande kohaselt vastavalt 2. ja 3. kohal. Viniciuse hetkeseks väärtuseks on märgitud 196,3 miljonit eurot ning Saka hinnaks on 195,8 miljonit eurot. Argentiina staar Angel Di Maria lahkus Juventusest vaid pärast 1 hooaega. Juventus nägi eelmisel suvel kõvasti vaeva, et argentiinlasega leping ära sõlmida ning Benfica jäi ilma heast võimalusest sõlmida leping MM-i võitjaga. Juve sõlmis mehega toona esialgse aastase lepingu ning nad lootsid seda veel hiljem aasta võrra veel pikendadagi. Di Maria on nüüdseks aga ise kinnitanud, et lahkub klubist vaid pärast 1 hooaega ning oma viimases Instagrami postituses tänas ta Juventust, meeskonnakaaslasi ning klubi fänne. Mida arvate aga teie, kus võiks Di Maria karjäär pärast Itaaliat jätkuda? Andke meile julgelt oma arvamusest kommentaariumis teada. Endine Ajaxi poolkaitsja Donny van de Beek uurib väidetavalt erinevaid võimalusi, et Manchester Unitedist lahkuda. Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul soovib van de Beek endiselt Inglismaal edu saavutada, kuid ta peab esmatähtsaks üleminekut klubisse, kus talle on garanteeritud rohkem mänguaega. Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub juunis EM-valikmängudes Aserbaidžaani ja Belgiaga. Peatreener Toomas Häberli avalikustas koosseisu 25 mängijaga, kes kogunevad esmaspäeval. Tervislikel põhjustel jäävad eemale Sergei Senjov, Artur Pikk, Maksim Baskotši, Marko Lipp, Ken Kallaste, Henrik Pürg ja Markus Soomets.
Märtsikuu mängudest vigastuse tõttu kõrvale jäänud Henry Anier on aga nüüd taas rivis. Fabrizio Romano sõnul pidas Real Madrid järgmise eduka läbirääkimiste vooru Dortmundi Borussiaga Jude Bellinghami lepingu osas. Real Madrid on poolkaitsja allkirja poole püüdlemisel teinud tõsiseid edusamme ja on võimalik, et tehing sõlmitakse ära juba lausa sel nädalal. Inglasest poolkaitsja on juba väidetavalt teinud otsuse Liverpooli asemel Realiga liituda ning selle tõttu on Liverpool pilgu ka juba hoopis Alexis McAllisteri suunas pööranud. ESPN kinnitas, et Manchester Unitedi ääreründaja Antoni endine tüdruksõber Gabriela Cavalin esitas esmaspäeval Brasiilia koondislase vastu politseile avalduse. DJ ja suunamudjana tegutsev Cavalin väidab, et suutis Antoniga suhet elus hoida pea 2 aastat. Samuti väidab ta, et esimene agressiivne moment 4 teatatud juhtumist leidis aset 2022. aasta juulis. Ta esitas politseinikele fotosid vigastustest, mis olid väidetavalt põhjustatud Antoni agressiivsest käitumisest ning ütles, et tal on uurimisele tõenditena esitada ka muid elemente. Selliseks meie tänane osa kujuneski, aitäh meiega taas olemast ning kohtume juba taas teiega homme.